Hoppadi, aeg on siis teha kokkuvõtted ja järeldused sellest, milles saab vett keeta. Oluline teema, kuna vesi on 3 päeva teema. Kui külm sind ei võta enne ära, siis 3 päeva jooksul pead sa midagi jooma, soovitavalt puhast vett, et ellu jääda looduses. Ja kui nüüd keedunõud ei ole, et vett puhtaks keeta, ja allikat ka ilmselt on üsna harv nähtus Eestis, siis tuleb keedunõu leiutada. Ja seda oleme siin nüüd viimaste videote jooksul leiutanud, üsna palju variante läbi katsetanud, mis võiks toimida. Hoppadi, tõin potsikud siia lagede peale. Mets on küll väga hea keskkond, kus ilusa ilmaga hoida nagu vähe niiskemat algkuivamisfaasi. Aga praegu on mets nii niiske, et kui ma tõesti tahan nad täna panna tulle õhtul kell 5, siis metsas lihtsalt see niiskus on nii suur, et ei saa. Nii et tõin siia lagede peale ja tuule kätte natuke kiiremini kuivama ja eks peab varsti hakkama juba lõkke ääres kuivatama, sest nad on täitsa märjad veel, pole hallikski läinud, valgekski läinud veel. Et läheb siis pikaks lõkke ääres aeglaseks kuivatamiseks. Aga tuli meelde, et ma lubasin täna hommiku ka veel ühe teha ja panna õhtul juba tulle. Kell hakkab 11 saama. Nii et läheb kiireks, lähme teeme selle ühe veel kiirelt valmis ja õhtul tulle. Miksime kokku siis tänase selle keraamika ka. Läks puusüsi ja savi ja vesi niisutuseks. Ühesõnaga ma siin mudin seda ja siis vaatame. Proovime siis valmis saada. Selline savikäkk on ja tuleb instant. Selline on tänane õhtul tuld ootav potike. Loodame parimat. No vihma sajab, meil on see saviprojekt just. No vot, et kui vihma sajab, siis ongi niimoodi, et siis tuleb mingisuguse puukoore palaka all lõkke ääres tasapisi kuivatada muudkui. Läks kaameraga viltu udus. Et ega muud üle ei jää, see kui päikest ja tuulekest ei ole, siis tuleb lõke ja muudkui küpsetad, istud selle oma kausikese kõrval ja nihutad teda muudkui tulele lähemale tunni haaval. Et siuke pika päeva rühm, päikse asemel siis kasutad tuld ja peab saama siis kogu niiskuse välja sealt. Ehk et ma olen proovin teha siis seda, aga tagasi, palju parem. Aga siis ma teen püstkojas, ma ei viitsi märjaks saada, mul on ainult treening, mitte päris olukord praegu veel. Ma jõuan sinna päris olukorda, eks näis, mis ilm siis on, kus tuleb asju teha ja tuppa ei saa mitu päeva, metsast välja ei saa. Vot, ja siit lähme teeme tule üles püstkotta ja hakkame neid vaikselt kuivatama. No nii, teeme tule peale ja ongi olemas. Hakkame tasapisi kuivatama siin kuskil. Siin resti peal näiteks. Keeruline on see elu, ei ole aega oodata nädal aega savi kuivamist. Näitan kohe siin, missugused kakukesed siin on meil. Näed sa, need 2, see on see tilaga, see on täna tehtud, reedel tehtud, täna on pühapäev
ja see on ka reedel tehtud seal metsas. Ühesõnaga, siin nad nüüd on kenasti ootamas ja ma katsun neid natuke siluda nüüd veel, enne kui nad ära kuivuvad. Opadi tõin õue kuivama. Opadi, mul on neid uudiseid. Savi on valmis. Näe. See oli see kõige viimane eile tehtud. Need on need varem tehtud. Ilusad praod on sees. Ehk üks õppetund. Jätsin mina lõkke äärde nad siis kuivama ja ise läksin sauna külla ja ilmselt lõke läks natuke liiga üles mingi hetk ja see vett täis savipott sai liiga äkki kuuma peale. Nii et savi on selline elaving, et tema ei solvub, kui sa jätad ta järelevalveta lõkke kätte. See on väga ettevaatlik protsess. Ja seda mina tegin ja liiga kiiresti hakkas see vesi paisuma siin ehk et läks ilmselt midagi keema natuke. Ei saa niimoodi. Kui me tahame instant keraamikat teha ehk kiirelt saada põletuseni, siis see on pidev oma savipotiga koos magamine ja elamine 24 tundi, 12 tundi vähemalt. Et see kuivatusprotsess oleks täpselt õige. Nii et niimoodi mööda minnes ikkagi saad oma vitsad ja suur töö ja vaev on tühjas jälle. Et pigem oleks pidanud siis mingisugune 6 tunnikest seda savipotti ise liigutama seal kuumuse läheduses ja kontrollima kogu aeg, et oleks hoitud õieti. Et nüüd sain siis nahad. Ehk et loeme sellega praegu siis ikkagi veeteemad lõppenuks ja keraamikaga peab veel tegelema ja veel ära näitama. Võtan ühe päeva, kus mul on terve päev aega selle potiga koos olla ja teda niimoodi vaikselt kuivatada. Vot lühike kokkuvõte siis suurest tööst saviga ehk riski business. Ja aeg on välja kuulutada võitjad. Keraamika on väga tore ja aegu ja ajastuid inimest läbi kandnud toidu valmistamisel ja vee kandmisel ja keetmisel ja nii edasi. Ja kultuuri ja elu ja kõike, aga teda ei tohi jätta niimoodi tulega hooletusse, eriti märjast peast. Nii et meie jaoks siis järeldus see, et kui sul ikkagi on päris elujäämise olukord, siis keraamika võiks jääda järgmiseks variandiks, mitte esimeseks variandiks ehk veel pikaajalisemaks protsessiks, kui sul on aega lasta ta naturaalselt kuivada või siis valvata teda lõkke ääres non-stop, et ta ei läheks liiga kuumaks, et selline 30, 40, 50 kraadine 60 kraadine kuivatusprotsess lõkke ääres, aga mitte kuumaks ja läheb lõhki, see vesi paisub savi sees. Väga kahju. Aga tuleme edasi, siis alustasime me selle asjaga. Nendes on nüüd vesi sees. Need on siin niiskuse käes olnud ja pooleni peavad umbes. See puust uuesti kokku pandav pudel oli mul üsna enesekindel, et see toimib, aga 6-5 ebaõnnestus ja üks viimane siis hoidis mingisuguse poole peal ikkagi vett piisavalt kaua sees, ei nõrgunud tühjaks pragude vahelt, et sai vee ära keeta ja oleks saanud jahutada ka veel. Et see puust pudeli kokkupanek lihtne, aga ei saa loota. Järgmisena võtsin ette siis
kasetohust veenõu tegemise kasekoorest, siis oli mässamist, 2 esimest läks väikse murdepunktini ja pragu tuli sisse või auk kuskile murdmisel ja 3. õnnestus. Ehk natuke kärsitus jälle, kõigi nende asjade juures on kannatlikkus märksõna. Ja siis kuusekoor, see toimis hästi, kuusel on ainult see, et oksad, iga aasta kasv on täis oksaring jälle ja kui see kasvuvahe on alla 40-50 sendi, siis saab üsna väikse torbiku sealt väänata. Ehk oksakohas jäävad ju augud. Et tuleb see osa saada, mis on aastas circa 40 senti kasvanud kuusk. Ja oksa kohti ei ole sees, et saad selle puhta vettpidava koore. Järgmine oli siis augus lihtsalt lehe sees kividega keetmine. Suht lihtne, ainult suure lehe leidmine on võib-olla probleem. Et iseenesest toimib ja väga lihtne. Takjat oleks vaja siis, jah. Ja viimane siis oli puu sisse õnaruse põletamine, kraapimine noaga ja põletamine. Ja selle juurde jäämegi. Ma küll lootsin, olin alguses üsna kindel, et keraamika ja selle põletatud puunõu ma jätan viimasteks episoodideks, sest need on nagu sellised, päris asjad nagu, et mis ongi nagu veenõud olnud läbi aja inimestel on ju, et ummiknõud ja keraamika. Aga keraamikaga läks siis nagu läks seekord on ju, et kärsitus ellujäämise olukorras natuke liiga kiire tempo, vihmased ilmad olid niiskust palju ja õhu käest ta ei kuivanud isegi natuke ära, et lõkke ääres saaks edasi kuivatada, kiirendust anda. Aga siis ummiknõu, põletatud ummiknõu on see, mille peale ellujäämise olukorras minna kokkuvõttes, ütleme. Ehk mingi nott kuskil vedeleb maas, mingi mahalangenud palk, kas või terve puu, sinna sammu hakkab noaga kraapima ja sütega põletama ja torukesega mingist õõnsast pilliroost või muust puhuma, et see süsi põletaks alumist osa õõnsamaks. Ja see toimib. Nii et joogiga, vee keetmisega oleme seekord ühel pool ja saame edasi minna sel nädalal tule tegemiste võimaluste juurde ilma tänapäevaste tule tegemisvahenditega, otse looduslikest materjalidest. Nii et jääge kanalile, läbime järgmise episoodi ja siis läheneb juba päris ülesanne, ellujäämises ülesanne, kus ma siis proovin need elemendid kõik mõne 2-3-4 päeva jooksul metsas, ilma metsast välja tulemata ära lahendada. Ainult siis ühe tööriistaga, kas kirves või nuga tuleb ka, seda ma veel otsustan, kui hea tuju mul on. Jälgige kanalit, kutsuge sõpru juurde vaatama, ehk tõsine ellujäämis paljaste kätega põhimõtteliselt ellujäämisõpe koos minuga. Et teeme läbi need episoodid ja siis lähme vaatame, kuidas see mees, kes teile siin räägib praegu, päriselt hakkama saab, kui vahepeal ei saa trennist koju minna, vaid tuleb jätkata. Selline põnev projekt siia suvesse, mida jälgida. Aga savist on kuradimaa kahju. Ja selle treeningsessiooni eesmärk oli siis ikkagi vee keetmisest leida lahendusi. Mitte filtreerimised ja mitte puhta vee leidmine otse loodusest, vaid ikkagi konkreetselt olukord, kus vett on vaja keeta. Ehk tegelesime keedunõude võimaluste leidmisega. Vaata järgi.